Hei, mul on hea meel, et sa oled leidnud oma tee siia. Ja ülisuper oleks, kui sa juba hingad sügavalt sisse nina kaudu ja suu kaudu siis sügavalt välja. Ilmselgelt välja hingamine on pikem kui sissehingamine. Ja terve selle aja, kui sa mind nüüd kuulad, siis palun hinga kaasa. See aitab kiirendada protsesse, lahustada juba seda asja kuulates ja sa võtad paremini infot vastu. Kui sa ei soovi, see on sinu valik, see ei ole kohustuslik, kuid see on soovituslik. Nii, kui palju oled sina kuulnud selliseid lauseid nagu siis, kui on õige aeg, pole veel õige aeg, kõik juhtub omal ajal ja nii edasi. Ajaga seotud lauseid. Et siis, kui on õige aeg. Kes ütleb, et on õige aeg? Kus see tulnud on? Sest tegelikkuses ju pole olemas aega. Aeg on välja mõeldud asi. Pole olemas aega, kõik toimub samal ajal. Nii, aga mida tähendab siis õige aeg? Paljud arvavad, et see on siis seotud universumiga, et siis, kui on sinu raamatusse kirja pandud, sellel hetkel toimub mingi asi, sellel hetkel oled sa valmis selleks. Tegelikkuses on õige aeg, mida see päriselt tähendab? See tähendab päriselt seda, et õige aeg on siis, kui sinu sisemine närvisüsteem on valmis asju vastu võtma. Kui sa tunned ennast turvalisena, sa oled ühenduses iseendaga, oled kohalolus, kõik sinu tasandid siis on kooskõlas ja sinu närvisüsteem tunneb ennast täielikult turvalisena, vastu võtmas midagi, mis sa soovid, olgu see siis armastus, raha, töö, unelmate töö, unelmate kodu, puhkusereis, mis iganes asi see on, siis puhtalt on see seotud sellega, et kui sinu närvisüsteem tunneb ennast turvalisena, siis sa annad selle sageduse välja, et nüüd on ohutu, turvaline kogeda seda armastust, seda raha, seda töökohta, seda puhkusereisi. Ja sellega sa tegelikult lood oma ellu need asjad. Olgu siis see, et sa kohtud selle inimesega, olgu see, et sa leiad suurepärase puhkusreisi pakkumise, põhimõtteliselt olematu hinnaga, sa saad ootamatult kuskilt raha või sul tuleb klient, mis iganes versiooniga, sa hakkad seda vastu võtma. Tänu selle, sest sa oled avatud sellele ja kuna sa lood ise oma maailma, siis läbi selle, et sa tunned turvaliselt ennast, sa soovid seda, sa oled siis läbi selle turvatunde, et su närvisüsteem tunneb ennast rahulikuna, oled sa valmis vastu võtma siis kõike seda, mida sa soovid. Ja igal eluvaldkonnal on siis eraldi, et sa tunned sisemiselt päriselt, et mul on ohutu, ma ei pea kartma seda. Sest väga tihti on meil omad hirmud, kas siis see, et see ei õnnestu, mul võetakse see käest ära, näiteks, et ma ei tea, loon oma ettevõtte, see ei lähe tööle. Hirm, närvisüsteem tunneb koheselt ohtu, terve sinu keha annab vibratsiooni välja, sa lood, kinnitad seda hirmu, et see ei toimi, et ettevõte põrub, et ei tule kliente, ei tule raha. Sest sul on see hirm, sinu närvisüsteem ei tunne ennast rahulikuna ja sinu närvisüsteem tunnetab ohtu, millega sa siis lood selle ohutunde, selle hirmutunde pealt, lood siis oma ellu kõik vastava selle, et see ebaõnnestub. Täpselt samamoodi on armastusega, et kui sa ei tunne ennast turvalisena, armastust kogeda, armastust vastu võtta ja armastust anda, siis täpselt samamoodi sa hakkad töötlema sellele vastu. Miks on hästi tihti selline olukord, et sul võib olla siis huvilisi, aga
alati, kas sa leiad mingid vead neis, kas sa hakkad saboteerima seda, ehk siis sa hakkad otsima nimelt nendes inimestes vigu või sul ongi kindel silmarõõm, kindel see armastus, sa isegi lähed suhte selle inimesega, aga selles suhtes iseendas hakkad sa nagu otsima vigu, hakkad sa tekitama olukordi, tülisid, mingeid ebakõlasid, nokkimiste põhjal või siis lihtsalt mingite, et mulle ei meeldi, et sa niimoodi teed, on ju. Tegelikkuses lihtsalt see nagu sa otsid oma mõistusega seda, miks see on ohtlik, miks see suhe on ohtlik, miks see inimene on mulle ohtlik. Sellepärast, et tegelikult sinu sees sa ise ei tunne ennast turvalisena kogeda armastust, võtta seda vastu ja anda seda välja. See siis tuleb erinevate hirmude pealt. Küll sa oled haiget saanud või nagu see kogenud siis ebakõla armastuses, olgu see, alguse saab tavaliselt vanematest, et sa ei saanud oma vanematelt piisavalt armastust. Ja seal läheb veel edasi seda, et sinu vanemad ei saanud oma vanematelt piisavalt armastust ja nii edasi, aga see ei ole oluline. Sina oled nüüd ja praegu oluline. Mitte see, kes midagi kunagi valesti tegi. See ei ole oluline. Oluline on see, et sina enda sees tunneksid ennast turvalisena uuesti. Et on ohutu, on turvaline kogeda armastust, võtta seda vastu, anda seda välja ja kogeda seda maksimaalselt. Vot see on oluline. Kuhu siis on vaja jõuda selleks, et sinu soov täituks, kui sa soovid suhet, kui sa soovid armastust, kui sa soovid raha, kui sa soovid puhkusereisi, kui sa soovid ideaalset kodu, soovid imelisi sõprussuhteid, mida iganes sa soovid oma elus. Siis selle alus, et see toimiks ja jõuaks sinuni või nagu selles suhtes, et sa lood selle läbi siis oma sisemise vibreeringu, ehk siis ongi, et kui sa tunned ennast turvalisena, siis läbi selle tunned sa, et on turvaline raha vastu võtta, on turvaline raha teenida, on turvaline raha küsida, on turvaline omada raha, on turvaline kogeda raha, ehk siis, ma ei tea, osta raha eest mingeid asju, kulutada seda raha, panna seda raha sinna, tänna kolmandasse, on ju. Kui sa tunned 100% selle kõigega seotult ennast turvalisena, võt siis on raha, tuleb raha, läheb raha, tuleb raha ja see hakkab voolama edasi-tagasi, mis iganes, aga sul on alati olemas raha. Ja siin ongi see, et kui sinu närvisüsteem tunneb ennast alati turvalisena, isegi siis, kui konto peal on 0 eurot, aga sa tunned ennast turvalisena, et mul on see raha olemas selle puhkusereisi jaoks. Sa usud seda, aga põhiline on see, et sinu närvisüsteem, sinu terve keha tunnetab seda, et see saab olema nii ja see on ohutu, see on turvaline. Vot siis hakkavad asjad liikuma ja sa suudad luua oma ellu päriselt selle rahasumma. Need rahasummad, vahet ei ole, millised need siis on, olgu need miljonid, olgu see 5 eurot. Kui sa tunned ennast turvalisena selle rahaga seotult ja sellega, et see raha on alati olemas, sest praegus seisus, miks paljude jaoks ei ole veel õige aeg, ongi selle tõttu, et inimene ei tunne ennast turvalisena kogeda seda, mida ta soovib. Olgu seal siis mineviku hirmud, valukohad, kinnihoitud kurbus, süütunne, häbitunne. Hästi tihti on näiteks häbi, et kuidas ma julgen üldse nagu küsida seda raha. Et kuidas ma julgen seda raha vastu võtta näiteks klientidelt või isegi oma ülemuselt, et kuidas ma julgen nagu küsida palka näiteks juurde. Kõik need on seotud sellega, et tegelikult sinu sees sa ei tunne ennast turvalisena, et seda teha. Et sa ei tunne turvaliselt omada seda raha selles summas siis.
aga see kehtib absoluutselt kõikide asjadega. See ei ole ainult rahaga seotud, see ei ole ainult armastusega seotud, vaid see on absoluutselt kõigega. Kui sa tunned hirmu millegi suhtes, olgu see siis hirm kogeda seda, hirm, mis juhtub siis, kui sa päriselt selle saad. Sest hästi tihti terve su elu muutub. Ja me kardame mugavustsoonist välja tulla. Mille tõttu me siis jäämegi kinni sellesse, et pole veel õige aeg. Tegelikult on kogu aeg õige aeg, lihtsalt kas sinu närvisüsteem on valmis seda aktsepteerima ja vastu võtma. Kas sina tervenisti annad seda siis rahutunnet või nagu ongi see, et su närvisüsteem tunneb ohutult ennast, turvalisena ennast, ehk su keha ja kõik muud, siis nii meel, mõistus, ego, närvisüsteem kui ka kõik muud osad sinust tunnevad 100% ennast ohutult, vabalt, lõõgastunult. Et omada kõike seda, et kogeda kõike seda. Kui jah, siis on need asjad sul olemas. Kui ei, siis sul ei ole neid asju. Ja praegus seisus, kui sa oma elujusse ringi vaatad ja sa soovid midagi, mida sul ei ole, siis tasub vaadata, miks sa ei tunne ennast turvalisena seda omada. Miks seal on mingi hirm peidus. Kui sa koheselt hirmu kätte ei saa, sest väga tihti on meil inimese mõistus või ego ei taha tunnistada, et me siin maailmas midagi kardame, siis sa võid vaadata, kas sul on mingi süütunne, häbitunne, kurbus või mingi muud emotsioon seal pealpool. Ja siis, kui sa saad selle kätte, siis on võimalus sinna alla veel saada, et miks su närvisüsteem tunneb hirmu. Et miks ta tunneb ohtu selle asja ees, et seda kogeda. Miks see on turvaline sinu jaoks. Ja on võimalus, et see tulebki kuskilt lapsepõlvest või enamus asjad tulevadki lapsepõlvest, et siis ei olnud see asi turvaline, olgu see siis armastuse kogemine, armastuse vastuvõtmine, armastuse küsimine, täpselt samamoodi rahaga, raha küsimine, raha vastuvõtmine, patt oli raha omada, raha võeti käest ära, armastus tegi haige, et puhkusereise ei olnud võimalik saada või midagi juhtus enne puhkusereisile minekut, jäädi haigeks või peale reisi jäädi haigeks. Mis iganes see asi on, mis hirmud seal tegelikult on, mille eest närvisüsteem üritab sind kaitsta. Need on vaja kätte saada selleks, et sa päriselt saaksid uuesti tekiks see õige aeg siin maailmas, et sa saaksid kogeda neid asju, mida sa päriselt tahad. Sest need jäävad puhtalt selle taha, et sa päriselt sisemas ei tunne ennast turvalisena, ohutu. See asi ei tundu sulle ohutu, mida sa tahad. Mis iganes tasandil, olgu see siis reaalselt sellisel tasandil, nagu sa näed, et ma ei tunne ennast turvalisena, kui mul on 1 000 000 eurot kohvris ja ma kõnnin linnas ringi. Olgu see siis selline tasand või see on sügavam tasand, et äkki mult võetakse see ära, äkki ma jään ilma sellest rahast. Et mis iganes põhjus või variant sellel on oluline, mis on vaja nähtavale tuua ja oma närvisüsteemile anda signaal, et see tegelikult on ohutu, see on turvaline kogeda, et see ei ole ohtlik. Et see rahasumma ei ole ohtlik minu jaoks, vaid on turvaline minu jaoks. See armastus, selle armastuse kogemine on turvaline minu jaoks. Ja mida rohkem ma siis endaga tegelen selles osas, üks asi, et ma toon selle nähtavale, miks mu närvisüsteem tunneb ohtu, lahustan selle ja õpetan siis oma närvisüsteemi ümber, ehk siis teen restardi närvisüsteemile nii öeldes, kus ta õpib ümber, et raha on ohutu,
et armastus on ohutu, et unistuste reisid, unistuste kodu, unistuste töökoht ja kõik see on turvaline omada, kogeda, siis minu närvisüsteem annab signaali, ma olen lõdvestunud, ma olen rahulik, ma olen positiivne, mul on hea olla igas mõistes ja sellega ma olen tegelikult võimeline looma. Kui ma olen selles rahuseisundis, siis ma olen võimeline looma kõike seda, mida ma oma ellu päriselt tahan. Nagu ma ütlesin, olgu see mis iganes asi, lemmikloom kas või, kõik on võimalik. Aga ja vot siis on õige aeg, kui sinu närvisüsteem on valmis seda päriselt vastu võtma, sest ta tunneb, et see on ohutu ja see on turvaline. Kuni sa seda saavutanud ei ole, nii kaua sa võid teha igasuguseid afirmatsioone, kujutad ette, mis iganes tehnikatega kirjutada ja nii edasi, neid soove, üldjuhul need ei tule su ellu. Või siis kui tulevad, siis seal on oma nüanss, millest sul on vaja õppida. Aga lõppkokkuvõttes selleks, et päriselt need asjad hakkaks liikuma ja need tuleks ja jääksid su ellu sellisel kujul, nagu sa soovid, siis on vaja sinu närvisüsteemile õpetada seda, et see on ohutu, see on turvaline, ma võin seda kogeda. Ja kui sa oled valmis, õige aeg on käes. Teha oma närvisüsteem siis ümber, nii et ta tunneks ennast ohutult, turvaliselt ja lõõgastununa, et kogeda kõike seda, mida sa päriselt tahad kogeda. Olge tublid ja tšau!